kõik jälle paha hakkab täitsa. No nii, et milline see, kui suur see maja peab nüüd tulema siis see siia? Maja on siis nagu planeeritud 3-kordne 10 korteriga maja. Näete, krunt on ise kuskil 50 meetrit ja 7... Oota, sinna nende puudeni siis või? Sinna ei tahapoole. 50 meetrit pikk ja kuskil 17 meetrit lai. See oli nagu toimikus, kus see kinnisvara ise ütles. Aga siis see tee kuulub ka selle krundi hulka siis see saadi servituudina, see maja andis selle tee, see krunt oli veel kitsam, nad selle tee, et sinna majani, see oli kõik nagu siis nagu, kes nõusolekud andsid, nemad said jälle siis nagu, näete see maja ja nad tegid see tee siia, et mitte nende hoovist läbi ei sõida, enne sõitid nende hoovist läbi, siin ei olnud teed. Vaadake, sealt käis sinna majani pääsemine. Nad siis nad andsid, jah. Ja siis põhimõtteliselt selle vahepeale kuni nende põõsastest siiani peab siis maja. Ta tuleb siis selline pikk ja kitsas soolikas nagu, jah? No ei, ta ikka siin pool ainult. Mänguplats ja parkla tuleb see tahapoole kõik oleks olnud. Siia samasse siia samma ette, jah? Ette, jah. Siia samasse ette oleks ta tulnud. Nojah, sellele samale platsi peale siin nagu, jah. Kogu see plats nagu peaaegu täis ehitatud siis või? Kui pikk ta tuleb siis? Kui pikk ta oli? 17 meetrit lai? Laius oli 17, aga platsi pikk. 2, 3, 4... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No 17 meetrit tuleb siiani. Et siis nad oleks pidanud seda aedaga hakkama lõhkuma siis või? Ei, see ise ütles kuskil 17 meetrit sealt servituudi. Servituudi ei tohi ehitus alla kasutada, servituudi. Ühesõnaga, mis on antud. Üks projekteerija ütles, aga vaata nüüd, ühesõnaga, et see on kuskil 17 meetrit. Ja tuli Nurmoja. Teate, mis tuli? Ma räägin teile ausalt, ühesõnaga, majanduskomisjoni liige Villu Nurmoja. Käisime siin platsil 19. mail 2008 eelmisel aastal. Tuli siia platsile, tulime, mõõtis kohe 1, 2, 3, 4. Vot siit oleks saanud, alles see hakkab ehitamine. Majanduskomisjoni liige, keda ma siis tahavad panna vastu aeda kohe. Nüüd algul tahtsid välispiiri peale, aga siis lõpuks maavanema juures järelevalves, siis peaarhitekt Raul Järg meetri anti siis tagasi meeter, aga rohkem ei ole võimalik, sest ei ole ju maad, kui tagasi tuua seda. See puu võetakse ka siis maha, jah? No eks kindlasti, ühesõnaga, ma ei tea, kust ta siis tuleb või mis, aga see, mõelge, kelle juttu ma pean uskuma siis ka ja seadus ja veel, kes kinnitavad majanduskomisjoni. Ma mõõdan ka korra veel selle ära, siis siin 17 meetrit on maja laius. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. No 17 on siiani. No siis ta pakkus üle isegi. Pakkus üle, aga mina ei ole võetud. See on protokollis sees. Ja 30 meetrit pikk või? Halduskohtu istungi protokollis on sees. 50 pikk. 50 pikk või? No siis ta on... No vaatame, kui pikk see siis tuleb siit, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tõska siiapoole ei saa. Ja sellest ma hakkasin juba see tehnilist tunnistamist nõudma. See 50 meetrit läheb praktiliselt välja sinna teise majani peaaegu. Sinna palju ei jäägi ruumi. Natukene. Aga põhimõtteliselt ju, siia sobiks väga hästi selline väike eramaja. No üks tahapoole, teine ettepoole. Või üks tahapoole, teine ettepoole. Ei, tehku, mis tahavad, kui tulevad 4 meetrit piirist, aga siis nad ei saa nii kõrget enam teha, neil ei mahu. Tehku.
ega siis see ei ole küsimus, ühesõnaga, te vaadake nüüd ise, eks ole, no mõelge nüüd ise, eks ole. Ei, no see on väike eramaja, Kruntsi ei tohikski teha üldse suurt maja iseenesest. See on nüüd meie aed, kui see piiri peale tuleb. 3-kordne, eks ole, aga seda aeda meil enam ei ole ju, vaadake seal seda aeda ju. Ja. Te näete nüüd ise ja siin üldse see juba see maja, no ühesõnaga kõik see, et ta on niivõrd erinev, noh, et see tänaval, see on kõik, vaata, vanaaegsed majad, eks ole, kõik, küll, et ta oli see juba, eskiis oli selline. Ja mõelge ise, et no aeda ei ole, kõik veel räägid, südametunnistus, jätke nüüd see, kõik oli lavastatud, jumal, ärge mulle rohkem rääkida, mul hakkas praegu ka, et kuidas sa, mul hakkab alg, lihtsalt alg.